Mina omalt poolt MTÜ Lapsele Vanemad eest soovin teid tervitada ja tänada, et olete leidnud selle aja tulla siia rääkima jagatud vanemlusest. Me loodame, et diskussioon läheb käima. Päeva lõpuks soovime leida vastused küsimustele, kuidas jagatud vanemlus toimib, mis olukordades seda on mõttekas rakendada, millal mitte, milline on selle mõju lastele ja vanematele ja loomulikult ka sellest, et milline olukord on sellel praegu Eestis. Julgustan kõiki küsima küsimusi ja kes soovib küsida anonüümselt või ei soovi lihtsalt kõvasti üle kõigi siin küsida, siis on võimalik seda teha ka interneti teel www.lapselevanemad.ee/küsimus, Y-ga küsimus. Ja neid katsume siis vastata kas esinejatele küsimuse ajal või hiljem meili teel. Ühtlasi on meil üritusel müügil raamatud, Katrin Saali-Sauli Eluterve kärgpere käsiraamat ja 2 inglisekeelset raamatut. Inglisekeelsete raamatute vahe on see, et üks nendest räägib professionaali silme läbi, kuidas lahkuminekut korraldada ja kui jõuda jagatud vanemluseni, siis kuidas seda erinevates vanustes lastele selgitada. Ning teine raamat on siis isa lugu tema lahutuse läbimisest ja tema jagatud vanemluse rolli võtmisest ja mida tema siis enda loo läbi inimestele selleks soovitab. Ja see on siis minu poolt kõik. Ma soovin siis juhatada esimese esinejatena rahvastikuminister Riina Solman. Palun. Tere, Riina Solman, rahvastikuminister. Head külalised, kallid kohalviibijad, kõik, kes te tunnete huvi teema vastu. Mul on väga hea meel juhatada sisse täna jagatud vanemluse konverents. Kõigepealt ma tänan konverentsi korraldajaid, sest te tegelete niivõrd olulise küsimusega, mis mõjutavad väga paljude laste ja perede heaolu ja käekäiku. Rahvastikuministrina on minu kohus hoolitseda selle eest, et Eesti oleks paik, kus on hea lapsi sünnitada ja kasvatada. Perekonnal on kultuuriruumis täita oluline ühiskonda edasiviiv ja arendav roll. See, millistes peredes lapsed kasvavad, on väga oluline osa sellest, kui lapsesõbralikud me lõppkokkuvõttes ühiskonnana oleme. Ja oluline on siin see, et kodus, kus lapsed kasvavad, on täiskasvanute vahel suhted hoolivad, armastavad ja head, seda igas mõttes. Head kuulajad, perekonna mõiste võib olla ajas muutunud paljude erinevate ajajärkude jooksul, kuid perekonna tähendus ja olulisus jääb alati. Perekonna areng on olnud eriti intensiivne viimase 30 aasta jooksul. Mehe ja naise kooselu on teinud selle aja jooksul läbi keerukad muutused ja arengudki. See, et inimesed loovad suhteid, abielluvad ja elavad koos, saavad lapsi, lähevad lahku ja vahel ka nii mitu korda järjest, on tänapäeva karm reaalsus. Vanemate suhted on muutunud ja kiire elutempo taustal läinud keerukamakski ning muutuvas ühiskonnas vajatakse pidevalt enam nõu ja tuge paarisuhetega toimetulekuks. Kui pereliikmete omavahelised suhted on kohati muutunud komplitseeritumaks ja see on muutnud perekonna elukeskkonda närvilisemaks, on ka vanematel seda keerulisem tagada lastele stabiilset kasvukeskkonda. See reaalsus ei tähenda seda, või siis tähendab seda, et paljud lapsed kas kasvavad või ei kasva koos oma bioloogilise ema ja isaga ja vahel ka õdede ja vendadega mitte. Ühe Sotsiaalministeeriumi uuringu järgi on selliseid lapsi ligi 1/3 kõigist lastest, kes ei kasva koos oma bioloogilise isa või ema või vahel ka õdede vendadega. Ja seda on väga palju.
Jagatud vanemlusega perede toimetulek sõltub põhimõtteliselt sellest, kui usalduslikud ja lähedased on peresuhted. Kas lapsele on seletatud uue elukorralduse põhjuseid ning kas lapse suhted mõlema vanemaga on usalduslikud ja turvatunnet pakkuvad. Oluline on vanemate oskus korraldada laste argipäev tavapärase rutiiniga selliselt, et just laste heaolu oleks seatud esiplaanile. Kahjuks toovad ka purunenud peresuhted kaasa traumeerivaid vaidlusi ja kohtuasju, kus kannatajateks võivad olla lapsed. Selleks, et tagada jagatud vanemlusega peredes lastele stabiilne kasvukeskkond, vajavad lapsevanemad muutustega kohanemisel tuge ja nõustamist. Eestis lahutati 2018. aastal 3199 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid circa 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega, kuidas jagada vara ja aega lastega. Umbes 15% lapsevanemaid ja nende juhtumite puhul muutub lahutus ka päris probleemseks. See on oluline, sest kaasaegsed uuringud ja ajuuuringud näitavad ja väidavad, et lapsed, kellel on kodus palju vanemate vahelisi konflikte, töötavad oma emotsioone läbi teisiti võrrelduna lastega madalama konfliktsusega peredest. Seetõttu võivad nad kogeda tulevikus rohkem sotsiaalseid väljakutseid ning kahjuks ka raskusi. Meile võib see reaalsus meeldida või mitte, aga inimeste, asjatundjate ja poliitikakujundajatena peame me tegelikkusele otsa vaatama ja tegema omalt poolt kõik, et peresuhted oleksid tugevad ja lapsed ei jääks ilma täisväärtuslikust lapsepõlvest, nii palju, kui see on asjaolusid arvestades võimalik. Pean ministrina oluliseks, et Eestis oleks tagatud laste heaolu ja tervis. Ja ma usun, et õigus on täna esimesel ettekandjal Malin Bergströmil, kes on öelnud, et kõige parem heaolu ja vaimne tervis on üldjuhul lastel, kes elavad mõlema vanemaga endiselt koos. Aga kui lahkuminek on toimunud, on oluline, et vanemad teevad edasised valikud laste heaoluga arvestades. Lahutuse järgsel perioodil on lastel suur lein ja tihti tunnevad just nemad ennast süüdi, et vanemad on lahku läinud. Laps jääb alati igatsema oma bioloogilist vanemat ja ka seda kooslust, kus kõik on koos. Lapsele peab andma aega ja tuge. Ülioluline on aidata vanematel lahutusjärgsel perioodil konfliktifooni alandada. See võib olla võtmeküsimuseks ka edasise koostöö jaoks. Kõige parem on, kui vanemad suudavad ise kokkulepeteni jõuda, kuidas jagada omavahelisi kohustusi, mis on seotud lastega. Head kuulajad, meie lapsed on tulevased täiskasvanud ja lapsevanemad. Ja fakt on see, et pereelu puudutavad esmased, aga ka tihti peamised teadmised saadakse ikka kodust. Aga kui kodu on rohkem või vähem katki, siis need õppetunnid võivad kohati jääda lünklikeks. Vahel on katkise kodu tulemuseks põlvest põlve edasi kanduvad ja ka veidi ebaterved suhtemustrid, aga vahel ka lihtsalt oskamatus oma peresuhteid korraldada ja sellega kaasnevad lahutused, aga kõige halvemal juhul ka perevägivald. Kolmanda sektori aja riigi poolt on siin abiks küll erinevad programmid, mis toetavad peresid, aga ideaalis peaks vajalikud teadmised saama esmajoones kodust. Ja siin on oluline, et kodus oleksid suhted võimalikult turvalised, hoolivad, head ja korras. Ma usun, et vanemaks olemisel on oluline säilitada austus ja lugupidamine teise vanema suhtes isegi siis, kui kahe inimese teed, kes on saanud lapse ja lootnud ühisest tulevikust, on läinud ikkagi lahku. Tänasel konverentsil arutletakse jagatud vanemluse teemadel. Siin saavad sõna väga head teadlased, pereterapeudid, kogenud kohtunikud, juristid ja jagatud vanemlust praktiseerivad lapsevanemad. Ma olen nii Sotsiaalministeeriumi heade kolleegidega
kui ka Eesti Perelepituse Ühinguga koostöös arutanud meie ees seisvaid väljakutseid. Ma tean, et täna vaadeldakse siin asjade teoreetilisemalt poolt kui ka praktilisi Eesti õigusruumi puudutavaid olulisi küsimusi. Ja mul on väga hea meel, et teemat on oluliseks pidanud ka võrdsete õiguste volinik ja sõna saab ka sotsiaalminister. See näitab kõik, et teemat, mis puudutab kuni 1/3 Eesti lastest, peetakse ka riigi tasemel ülioluliseks. Head kuulajad, ma usun, et tänane konverents on üks samm selles suunas, kuidas selle reaalsusega paremini kohaneda nii, et kõik osapooled saaksid olla ära kuulatud ja aktsepteeritud. Oluline on, et laste huvid oleksid kaitstud ja nad ei muutuks vanematele kommunikatsioonivahendiks, kauplemisvahendiks või kättemaksu instrumendiks. Aga ma ei taha lõpetada reaalsusega kohanemisega. Kui vanemate lahkuminek ja kärgpere on kasvav trend olnud ja uus normaalsus, siis tähendab see lõpuks seda, et ükski laps ei ela peres koos oma bioloogiliste vanematega. Minu arvates see ei ole päris õige tee. Sellepärast peame me lisaks tänaste murede lahendamisele kindlasti siinsamas Eestis panema pead kokku, et mõelda ka sellele, kuidas meil oleks vähem lahku läinud peresid, kes peavad jagama laste hooldusõiguse küsimusi kohtus. On selge, et jagatud vanemlus vajab avalikku debatti ja arutelusid. Usun, et eduka perepoliitika üks mõõdupuu saab olla see, et vanemate vahelisi terveid ja jätkusuutlikke otsuseid on tulevikus rohkem. Selleks on ka riigil plaanis luua toimiv perelepistussüsteem, aga eriti oluline on ära märkida, et hea ennetustöö ja piisavad ennetavad meetmed aitavad luua piisava pinnase, et üha rohkem peresid oskavad paremini oma suhetega toime tulla. Kui suhtes olemise ja vanemaks olemise oskused ning toimetulek on paremad, ei peaks me rääkima ka nii palju võib-olla jagatud vanemlusest. Küsimus on ju selles, kuidas aidata vanematel toime tulla uue olukorraga, kuidas tagada kõikide osapoolte huvide kaitse. Head kuulajad, oma juttu kokku võttes, kui tänaste arutelude tulemusena kasvab tulevikus rohkem lapsi nii, et neil on olemas isa ja ema, oleme me astunud sammu parema maailma poole, aga selge on see, et meil on sinna paras tee minna ja ma soovin kõigile palju jõudu ja tarkust sellel teel. Tänan! Võtaks võib-olla paar küsimust, kui aeg veel võimaldab. Kas on küsimusi kohe saalist? Palun. Austatud minister, kui te mainisite lapsi ja peret, te tõite mees ja naine, kes on lahku. On juba valdkond peresid, kus on 2 samast loost vahel. Miks jäi need eelvaldust välja? Suur tänu selle õiglaselt püstitatud küsimuse eest. Tegelikult ma oma jutus märkisin mitmes kohas, et meil on erinevaid peremudeleid ja pidasin kõiki silmas. Et tegelikult ma tean, et nii kõigis peremudelites on rõõmsamad ja kurvemad sündmused ja seda puudutavad ka siis need pered, kus on siis 2 vanemat samast soost. Aitäh. Ma sooviks oma poolt veel küsida küsimuse, et te mainisite riiklikust perelepitussüsteemist, mis on siis mõeldud lahku läinud vanematele, aga samas oma kõnes mainisite ka, et on oluline ka toetada olemasolevaid. Kas selle jaoks on ka mingeid süsteeme mõeldes, mida riik saaks toetada, kuidas koos olevad vanemad oma probleemidest üle saada, kuidas toetada pereteraapiat võib-olla? See on äärmiselt oluline küsimus ja võib-olla see oli mul ka üks esimesi probleeme, mis sattus lauale, mida ma äärmiselt oluliseks pidasin, et tegelikult on täna väga palju toimivaid te ütlesite süsteem, eks ole, mina tean, et teenuseid, see on seesama, mis teevad väga head tööd ja aitavad vanematel, kes on raskustes ja kes on osanud abi küsida, abi ka saada. Ja minu südameasi on see, et nendel teenusepakkujatel oleks kindlust, et neil oleks jätkusuutlikkus, nad teevad väga head tööd. Ja ma olen ka kogenud seda, et tegelikult riiklik rahastus
sellele teenusele on esialgu liiga väike, sest kõik, kes võib-olla vajaksid seda, ei ole isegi võimelised ka toetatud kujul nii palju tasu maksma ja on arusaadav, et teenusepakkuja peab ka tasu saama, sest see on väga raske töö. Et minu mure ja hool on see, et see oleks jätkusuutlik, et rohkem ressursse me saaksime perekondade tugevdamiseks suunata ja tegelikult on meil puudu ka riigi poolt vanemluse programmid 0–2-aastaste laste vanematele, kes on tegelikult ka väga suur riskirühm, sest et kui on tegemist noorte peredega, kes on loonud, lapse saanud, aga ei ole käitumisjuhendit võib-olla kaasa saanud, siis seal on konflikt kerge tekkima ja võib-olla oleks kohe abi õla allapanekust. Et seda programmi me teame, et imelised aastad on kuni 2–8 aasta vanustel ja sealt edasi siis ka nii teismeeas laste vanematele selline vanemluse programm riiklikul tasandil toetatuna puudub. Et need on asjad, millega ma tegelen ja ma tahan nad ellu kutsuda. Aitäh teile, küsimusi oli veel mitmeid ja võib-olla meil õnnestub meili teel vastused saata. Aitäh Riina Solmanile, rahvastikuministrile. Aitäh!